Head ise mõtlevad Eestimaa inimesed. 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külast Tartumaal. Vandenõu analüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval. Võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid. Sündmus kogu perele tasub. 20-22 juuni Sellenurmes Vahemetsas on siis taas jälle vandenõu analüütikute suvepäevad, nii nagu eelmine aasta. Kohale on oodatud ka lamemaalased. Kõik, kes vähegi teistmoodi mõtlevad, eks. Eelmine aasta meil oli siin, palju meil kokku oli, kas teil on mingisugune number ka eelmisest aastast enam-vähem, et kui palju oli? 350 kuskil käis läbi. Aga kõik ei pannud ennast kirja. Et ligi 500 inimest, ma kujutan ette, siis võis käia läbi. Ja kõigil oli ju tore olla, sauna sai. Suitsusaun köödas, kõik, kes soovisid, said sauna. Ka palju kapotöölisi olid, jah? Jaa, tundus küll, et mõni oli, jah. Kui arvestada seda fraasi, mis ma olen kuulnud, et tänasel päeval 10 inimese kohta üks on nuhk, siis teeb tööd kuskile millegi heaks, siis selle pea 500 inimese kohta ma arvan, et päris palju oli töölisi. Aga mis seal ikka, ega tänasel päeval Eestis töö leidmisega on nagu on, et kellel ikka paremat ametit pole võtta, siis peab leppima sellega, mis on ja aga need inimesed ka ju arenevad ja võib-olla mine tea, hakkavad ka meie moodi lõpuks mõtlema. Aga ma ei... Väga tore oleks, kui nad tuleks kohale ja räägiks, kuidas nende töö käib. Võib-olla eraldi registreerimisleht. Jah, et nad tutvustavad nagu seda, et meie räägime siis seda, et meie teeme, mis ideed on ja siis räägivad neid, et mis nende eesmärgid on. Põnev, kui mingi diskussioon tekiks. Küsimuste vastuste voor näiteks. Me ära ei pelga ju kedagi. Ei ära ei saadeta kedagi. Et isegi need, kes arvavad, et me olemegi mingisugused lamemaalased ja putinistid ja räägime siin ainult vene keeles ja arveldame rublades, et nemad on ka oodatud, et siis selgitame neile, et millised meie vaated päriselt on, mitte sellised nagu meil siis massimeedias üritatakse meid näidata, et millised koletised me oleme. Ja, et asjad selgeks saaks, et valesti nagu ei näidataks välja. Kindlasti on hästi palju selliseid inimesi, kes mõtlevad nagu meie siis, et selline arutelud tekivad, et ei teki kunagi sellist piinlikku vaikusse olukorda, et nüüd ootame ainult, et mis pakutakse. Et seda ohtu siin ei ole, et see on selline selles mõttes väga põnev. Jah, sest eelmine aasta siin oli ju inimesi küll, kes ma ei tea, kes teist siin mainis, et tekkisid isegi mingisugused grupid, et kes peale seda üritustki veel omavahel siis jäid suhtlema. Et nagu need inimesed, kellel ei ole kellegiga rääkida nendel teemadel, siis see on hea koht, kus leida võib-olla endale niisugune mõttekaaslane või mõttekaaslased. Ja aga inimene ju ütles, et ta pani sellesse auto bensiinipaaki, mis ta pani saebensiini, et saada siia kohale. Ma tahtsin siia nii väga tulla, et ma pidin tulema, et ükskõik, kas ma jõuan või jõua, aga jõudis kohale saebensiini autosse pannes, et ütles, et ta ei saa nagu kodus rääkida, et siin olid inimesed siis, kellega ta sai vestelda. Ja tagasi enam ei saanud. Siiamaani siin. Ootab järgmist selle aasta. Aga kahjuks on päris palju neid, kes minule ka kirjutavad inimesed, kes ütlevadki, et nad tunnevadki ennast üksikuna, neil ei ole kellegagi rääkida ja siis tekibki see nii-öelda vahepuhver, kus on igasugu Facebooki grupid, vestlusringid, kus sa justkui saad rääkida siis endameelsete inimestega või isegi leida täiesti 100% endameelset inimest ei tohiks tegelikult ollagi eesmärk, sest siis sa mingi hetk põrkud, et sa selles asjas ei ole sama meelt, aga piisab sellest, kui sa leiad inimesed, kes samamoodi on valmis mõtlema, esitama küsimusi, kahtlema oma senistes arusaamades. Ma arvan, et see on nagu see, mis viib edasi, kus me ei jää nagu lukku mingitesse teadmistesse, vaid mingi hetk mõtlema, et aga äkki see ongi teistmoodi ja see on see, mis mina tunnen, et neid nii-öelda vandenõu analüütikuid uhuud ja lamemaalased, mis meid tegelikult seob, ongi see, et meil on seda skeptilisust, seda ruumi kahelda, et mul on õigus ja nii on, vaid et praegu ma saan niimoodi aru, ma räägin seda nii, nagu ma asjadest aru saan, kui ma näen mingit informatsiooni, siis ma ei pane ennast nagu lukku, et ei, mul on see absoluutne tõde, vaid me mõtleme, arutame ja selle pinnalt me tegelikult ka jälgime natuke seda peavoolumeediat, et millest nemad lähtuvad, mis info väljas viibivad teised inimesed, võib-olla seal on midagi, mis võib nagu meile ka kasulik informatsioon olla. Ja siis meie vastas on see peavool, kus tegelikult enamus on ju manipulatsioon, bluff, mõjutamine
ja siis seal näidatakse, et meie oleme probleem, need alternatiivmeediakanalid, vandenõuteoreetikud, et need on siis probleem. Meie liigumegi sellel tõe suunal tegelikult ja see muudab meid ohtlikuks, sest meie kaudu ei saa niimoodi manipuleerida inimestega. Aga nüüd ongi see moment, kus meil on need Facebooki grupid ja igasugu liikumised, mis on väga palju veebipõhised. Ja siin ongi see vandenõuanalüütikute suvepäevade selline nagu ilu ja võlu, et see kaader saab kokku 3 päeva või mitte päris 3 täispäeva siis. Me oleme siin ühes õhus, teeme koos mingeid toredaid asju ja see on minu arust selline väärtus, mis ongi tekitanud natuke ka vastukaja kuidagi sellist, on mingeid teravaid asju öeldud, et siin eelmine aasta ka, et programm ei olevat olnud piisavalt selline lõbustav ja meie andsimegi hästi palju vaba aega, et inimesed saaksid orgaaniliselt omavahel suhelda, täiskasvanud inimesed ju ja siis et ei olnud piisavalt inimestega väidetavalt tegeldud. Et see on ka see moment, kus mulle tundub, et mõned inimesed on natuke nagu kadedad selle ettevõtmise peale, et see on minu arust jumala geniaalne asi ja kui see tekitab mõnes kadedust, siis ma ei tea, tehke järgi või hädaldage edasi. Võtame selle kriitika ikka vastu selles mõttes. Võtame vastu, et me ju olime ise tegelikult enamus aega köögitoimkonnas ja nii edasi, et see aasta siis me oleme kõik need asjad ära andnud nii-öelda käest või edasi andnud, et siis... Idee ju ei olnudki kedagi lõbustama siia tulla. Idee on ju, rahvast tuleks kokku ja alustaks ideid. Täpselt eesmärk ongi see, et inimesed tuleks ise saaksid kokku sarnaselt või siis natukenegi sarnaselt mõtlevad inimesed oma vahel saavad suhelda. Ja suhtleksid nagu internetiväliselt, et internetis on hästi lihtne öelda, et oi, see Eesti valitsus on nii halb ja oi, ma nüüd neile näitan, aga tegelikult minnakse sauna taha rusikaga vastu seina ja aktuaalselt edasi vaatama. See on ikkagi, me oleme ju reaalselt, näeme silmas silma ja näeme neid inimesi, mitte nii, et ainult interneti teel on ja lihtsalt elama välja. Seal elataksegi välja just ja ongi häda sellest tegelikult, et elatakse internetis välja ära ja kohale tulla. Aga siin saab koos nagu mingisuguseid lahendusi ka välja mõelda ja ongi nagu need kuidas edasi, kui enam ei saa, siis kuidas edasi? Selle aasta suunitlus meil ongi ju lahendused, et kui meil on siin laupäeval blokk, kus on need nii-öelda ettekanded, inimesed saavad rääkida, siis me ootamegi tegelikult, et inimesed ise pakuksid ennast, et soovid rääkida ja siis mis lahendusi näed ja ka seda, et kellel on juba need kogemuslood stiilis, et kes ongi kolinud maale, hakanud ise midagi tootma, kes on pannud oma mingi siukse võrgustiku omavahel tööle, mitte see meie putinistide võrgustik on ju, ma mõtlen toidu julgeoleku võrgustik. Stiilis, et kes vahetavad mingeid loomi omavahel ja kontaktivahetus, et saaks omavahel ja edaspidi ka suhelda. Kohast toitu, kus tõsta teenuseid, kus saada. Ja võimalus ka koha peal enda tooteid reklaamida ja ka müüa, et me teeme ka sellise laada, et laadaplats on, et võimalik inimestel siis tulla ja rääkida oma tootetest, ka müüa. Aga hea oleks ikkagi mingisugune eelregistreerimine või meil oleks mingigi ülevaade. Seda tegelikult, et meili peale siis kirjutaks. Mõtleks arvestada. Mõtleks arvestada, No päris ei ole niimoodi, et Poola riideid tulevad. Ja ikkagi oma toodangi. Oma toodangi, oma teenus, mida sa pakud, et see on nagu põhiline reklaami allikas. Just, et võib-olla sa ei teagi, et sul lähikonnas kas või külas mõni sarnaselt mõtlev inimene tegeleb sükse asjaga, mida sul on vaja ja kui sa tegeled ise ka millegi süksega, mida võib-olla kellelgi vaja on, siis saab ju oma vahel vahetada. Põnev on just kokku viia ja kontakte vahetada selle koha. Ja tekivadki tugivõrgustikud järjest süksed. Just, ja siis võib valitsus mõelda igasuguseid uusi makse asju välja, aga see nagu väga siis väljendust ei koti kedagi. Maksud igal juhul meid kõiki natuke nagu purevad, aga just see, et me saame leevendada seda mõju ja sel moel elavdada üksteise siis ettevõtlust ja anda üksteisele nagu elujõudu juurde läbi selle, et me mitte ei nuuma neid välismaiseid igasugu nähtuseid, vaid just neid, kes koha peal on tublid ettevõtlikud. Ja mida veel, kui siin inimesed siis räägivad oma nendest lahendustest ja kogemuslugusid, inspireerivad teisi, siis mitu tükki, kuna meil on palve, et inimesed registreeriksid ennast eelnevalt, kirjutaksid siis meilile, oma tulekust annaks teada või siis märgiksid Facebooki ürituse juurde, et nad osalevad, et me teaks hoomata, palju inimesi on tulemas seoses korraldusliku poolega, siis on tulnud ka küsimusi, et kes esinevad, stiilis, et kas on ikka äge üritus. Kas kuulsuseid on ikka? Ja midagi sellist, et nagu mingid tõmbenumbreid, siis mina tunnen, et ma isegi nagu ei taha, tuli üks kiri, kus öeldi, keda kutsuda, siis ma ütlesin, et mina ootan, et need inimesed, kes tulevad meile siis nagu esinema rääkima, neil oleks enda impulss, et
et nad tunnevad ära, et seal ma tahaks jagada oma lugu või oma nägemust või oma siukseid lahendusi, mida mina näen või tunnen. Et just see on nagu see, mida ma ootan, mitte et ma kutsun kellegi, kes siis võib-olla ei seostagi ennast nii palju selle meie sorti inimestega. Ja just see, et räägiksidki inimesed, kellel see on nagu siiras, kellel on oma kogemus, kes on lihtsad inimesed, sest tegelikult on see, et kui me toome siia mingid kuulsused kokku, on ju, nimed müüvad ja rahvas tuleb kuulab, aga kui keegi tegija räägib sulle, kes on nagu kõik teavad, tuntud, edukas, inimene ei seosta ennast temaga väga palju, äge võib olla, et see oli seal, et ma rääkisin temaga, see kuulsuse nagu fanatism on ju natuke, et nagu meil on siin tänasel päeval, et kuulsus see on nagu mingi sihuke ebajumala staatus, et kui keegi on kuulus, siis ta on nagu teistest väärtuslikum. Aga inimesel ei teki seda nagu isiklikku silda selle looga, aga kui räägib keegi, kes ongi lihtne inimene nagu meie, teinud läbi mingi teekonna, kaotanud kõik näiteks, hakanud nullist peale ja siis ta räägib, kuidas see kõik on võimalik, siis see ma tunnen, et väestab inimesi väga palju rohkem, sest sul tekib ruum selle inimesega nagu näha temas ennast. Mitte nii, et tuleb mingi Eesti mõistes staar, räägib ja siis kõik on sellised, äge, aga sa ei võta seda sama asja ette, sest ma ei ole ju päris see, ta on ju kuulus, ta on ju tegija. Ja just selles plaanis ma kutsun üles inimesi, kellel on mingid kogemuslood, kes on pannud oma talu püsti, oma mingi ettevõtte püsti ja niimoodi nullist põlve otsas kasvõi ja see ei peagi tänaseks päevaks olema mingi gasell või idu staatuses asi, vaid lihtsalt toimiv, et sa majandad ära oma pere, sa tood kogukonnale sellest mingit kasu stiilis, et su lähiümbrus ei pea munepoest ostma, see võib mingi väike asi ka olla. Aga just see, et ma tunnen, et sellel nagu hästi väiksel tasandil on võimalik anda väga suur muutus, nagu mõju muutuseks. Ja sellepärast ma soovingi, et inimesed, kes võib-olla nagu ei näe endas seda, et ma ei ole ju mingi edu lugu, aga kui sul on vähemalt mingi tee läbi tehtud, sa oled saavutanud mingi iseseisvuse, sõltumatuse, isegi kui see ei ole 100%, tänases Eestis on see võimatu, autoga tahad sõita, ikka maksad seda aktsiisi tõusu kinni ja automaksu ja muid asju. Et selles plaanis tahaks inimesi üles kutsuda ennast mitte nägema pisikesena, vaid võttagi see, et me oleme kõik siin inimesed ja see hull aeg tuleb üle elada ja tore, kui me jagame omavahel neid lugusid ja toetame üksteist selles. Koos selle hullu aja üle elada. Et see on see näide nagu kerge edulugu või kuidas siis 0-st 100-ni saada, aga väga huvitatud on ka inimesed seda kuulama, kuidas 100-st 0 saab. Tegelikult ju on, et on ka selliseid juhuseid täna ja selliseid näiteid on, ma pigem pakun rohkem kui nüüd 0-st 100-ni ja lahendus siis, kui sa oled sinna 0 jõudnud, et kuidas edasi, aga kui on siin ka inimesi, kes oskavad selle nõu anda, siis igati on oodatud ka sellised sõnavõtud ja just. Et kuidas mitte alla anda, kui sa oledki kuskil heas kohas olnud, näiteks, et sa oled selle sama riigi kuidagi nisa otsas olnud mugavalt, soojalt ja siis äkitselt sa saad aru, et see, mis toimub, et sa ei saa selles enam mugavalt edasi olla, sest kuskil hingetasandil on nii ebamugav juba ja siis sellest kõigest lahti öelda ja hakata nii-öelda seda enda nagu hingejuhatuse järgi elama ja siis põrkuda kõigele vastu, sest et see ei ole ju norm. Teaduse järgi elada nagu ka on keeruline, et tänapäeva teadus on ju, mina saan aru, et teadlasi õpetati koolis kahtlema, esimene asi, mida õpetati kahtlema, et igas asjas peab kahtlema, aga siin ei ole mingit kahtlust, neil on kõik teada ja kui asjad muutuvad 5 aasta pärast, juba asi muutus, aga teadlased teavad. Et see asjad päris nii ei ole alati. Aga meile tuleb siia kokku siis päris suur hulk inimesi, kes julgevad kahelda ja ka oma versioonides julgevad kahelda. Tähtis ei ole võib-olla ehk see, et on väga suur hulk, aga tähtis on see, et oleksid inimesed, kes asju jagavad ja mõtlevad erineval moel. Selles mõttes suur hulk, et kui ei ole kellegagi rääkida, siit kindlasti leiab kellega ja kui ise ei ole väga rääkija, siis tasub tulla kohale ja kuulata ja kindlasti midagi kõrvale panna. Minul on aastast jumala äge mälestus või see mäng, mis Kertu tegi, et iga peame leidma nagu ühisosa ja siis seal olid sellised härrasmehed, mis nad võisid vanuses olla 55, 60 sellised ja siis kuidas nad nagu avanesid, rääkisid oma unenäost, rääkisid hingede maailmas, ma lihtsalt suu ammuli kuulasin ja vaatasin, mõtlesin, vau, selline ongi Eesti mees nagu päriselt on ja et ta tuleb ja ta julgeb rääkida sellistest asjadest ilma hävenemata, siis mul niimoodi on korda läinud see üritus, minul juba oli see üritus, kui on korda läinud see just, et
inimesed julgesid avaneda ja Eesti mees veel julges niimoodi avaneda. Aga see ongi see eesmärk tegelikult, et inimesed julgemalt välja just saunas istusime, see oli samamoodi, et tavaliselt on see, et ongi mingisugune suurem üritus, siis on niisugune 1 või 2 inimest äärmisel juhul, kes nendest teemadest räägivad. Aga istud saunas ja kuulad niisugune juba väiksest saunast tekkisid oma pundid, kes rääkis mingisugusel huvitaval teemal, kuulad ja mõtled, et ebareaalne täiesti. Et ongi olemas päriselt inimesed nagu nii palju. Just. Muidugi tänada tahaks neid eelmise aasta sündmuse inimesi, et me läksime peale sündmust, et koristame platsid ära, kõndisime põllud läbi ja mis me saime 1 tšeki leidsime. Kõik kogu prügi. Mis oli ka teile raamatupidamise jaoks? Aga niimoodi tõesti niivõrd inimesed, kes hoolivad, mitte midagi. See oli nagu wow. Ja siis me läheme siit, sõidame, kui see hip-hop festival on augustikuus, sõidame siit Elvasse, siis see plats oli mingi ükskord vist nädal või 2 koristamata, seda prügi täis, ma mõtlen, et see on nii hull, mis seal toimub, ma olen käinud paar korda. Et see kvaliteet, mis siin oli nagu vau. No, see juba näitab, et millised inimesed on kokku tulnud, et ega õudsed. Ja selle pinnalt ma mõtlen ka, et kui see on ju fakt, et meie sekka istutatakse igasugu jälgijaid, sest meie saateid ja asju jälgitakse, seda ei eitata ka, öeldakse otse välja, et olete jälgimise all. Ja siis, aga siia nad peavad saatma inimesed kuulama, sest me ei tee siit mingit otse ülekandeid ja nii edasi. Mingil määral me salvestame seda üritust, aga mitte nii, et kogu aeg kaamerad käiksid, et inimestel peab jääma nende oma privaatsus. Aga kui nüüd saadetakse siia need nii-öelda palgalised suvepäevade külastajad, siis ma mõtlen, et need ülemused, et nad võivad olla veits stressis ka, sest see õhustik siin, need inimesed, et sa tuled siia siuke nagu natuke paha eesmärgiga on ju, jälgin, kuulan, kes siin on nagu, tegelikult on jumal normaalsed inimesed, sõbralikud, toredad on ju, siuksed, kes poevad sulle hinge, sest nad on ise nagu nii avatud hingega ja siis kuidas see kaader läheb siit pärast ära oma ettekandeid tegema. et tegelikult nad saavad sellest puudutatud, mul on endal kogemus, kuidas ma ei saa väga palju detaile paljastada, kuidas ühe inimesega, kes on nagu kõrgel tasemel seotud kogu selle õudusega, mis meil siin toimub ja kuidas mina nagu tundsin, kuidas tema muutus peale seda vestlust ja see oli nagu selline kogemus, et peale seda ma sain aru, et meil on võimalik niimoodi mõjutada üksteise energiat. See on ohtlik siis neile natuke isegi, ma arvan. See on ohtlik saada. Ei võiti täitsa normaalseks hakata niimoodi. Võib-olla tulevadki, räägivad ka oma tööst, nagu mis neile siin öeldud on, et mida nagu täpsemalt seal tegema. Ei pea ju. Tihitelk töötajatele. Tuleb sealt. Ja üks inimene tuleb ju koguduse juht, et saab ja saame mustad ja panna pimikku teha. See ka mikrit külge sinna vaikselt. Ei, nagu nad ära räägivad oma hinge pealt juba, see on hea, siis nad äkki... Neil on juba kergem siis võtta seda reaalsust vast. Siis saavadki tulla grillima ja chillima rahulikult. Ei ole süüme piinu. Aga selles mõttes me oleme nagu naljakal ajal, et meie oleme need, kes siis seisavad selle maa ja rahva eest, kes mõtlevad oma laste peale ja siis me oleme nagu need nii-öelda riigivastased, keda peab siis ründama mingeid programme püsti panema, nad on mingid võrgustik, ohtlikud. Meie oleme siis probleem, on ju vandenõulased, need on ohtlikud, sest mis nad vägivallale õhutame või mis see teema oli. Aga tegelikkus on ju vastupidine ja siis ole selles nagu sellises libareaalsuses, kus sa nagu mõtled, me ju tegelikult hoolivad head asja, meie vastas on siuke hävituspataljon ja siis meile näidatakse näpuga ohtlikud, probleemsed ja nii edasi, aga sa ei saa nagu jätta ka. Nende eesmärk selle sildistamise ja türanniaga ongi ju see, et me lõpetaks ära ja ma mõtlen, et aga see, millest me seisab mulle nagu kõige olulisem, et kuidas ma siis saan ära lõpetada ja siis lihtsalt nagu ujud vastuvoolu rõõmsalt edasi ja selles mõttes on see üritus hea, et see aitab jälle nagu mingisuguse vaheetapi, nagu sa saad nende inimestega kokku, kes väärtustavad seda kõike, mida me siis nagu omalt poolt pakume ja kes kannavad ise ka neid väärtusi ja see, ma tunnen, et endal on nagu hästi toitav kogemus, et eelmine aasta üliraske oli, sest me hüppasime lihtsalt pea eest tundmatusse vette, mitu päeva siin toimetada, sest me tulime juba varem ju kohale, 3 last kaasas kantseldada ja siis mõtled nagu, et kõik oleks hästi on ju, siis ikka mingit kriitikat oli, mis oligi vajalik, et me saaks iga aasta järjest paremad olla on ju. Ja aga samas kogu selle väsimuse peale mul oli nagu siuke nagu toidetud tunne, nagu hea tunne, et me tegime selle ära
ja kõik see emotsioonid, need sellised inimeste kogemised ja noh, see mäng, see, kus viiel inimesel tuli siis leida see ühisosa, see avas inimesi hästi sügavalt, see oli ikka väga ägedaid asju, mida omavahel jagati, et sel aastal teeme ka kindlasti veel mänge, kuigi eestlased ei ole väga siuksed seltskonnamängu inimesed, siis anname võimalused, kes soovivad seda kogeda, siis saavad kogeda neid ägedaid mänge. Selles mängus kõik vist olid minu meelest osalesid. No see oli 3. päev ka. Väga palju ei olnud enam kedagi. Ei, no selles mõttes, päris palju suured, mitu punt. Rahvast oli, aga üles olid soojenenud. Aga mängud tasub kätke siis võib-olla pühapäevaks, et siis on nagu kõik on üles soojenenud. Ja vaata, seal on inimesi, kes tulevadki näiteks täitsa üksinda, siis neile need mängud ka esimesel päeval on selles mõttes head, et siis nad saavad juba nagu mingeid siukseid sidemeid natuke luua, et nad ei ole nagu täitsa nagu ei tea, kes toon, nägupidi tunned ära ainult neid, kes on nagu tuntumad ja siis nende tuntumatega tekib ka ju see, et äkki ta on liiga kuulus või midagi. Et see on see... Eesti mõttes väga naljaks midagi. Ei, no see on inimeste vaata selline mõtlemine, et kui kedagi on rohkem kuskil näidatud, et siis ta on nagu teistmoodi, et lõpuks on kõik lihast ja luust inimesed ja siin me oleme ikkagi... See kriitika, mis avalikult antakse, minu meelest see peaks just nagu, mina mõtlen, kuidas motiveerib, nagu küll motiveerib, kui keegi kriitikat teeb või materdab, siis ma ütlen, ei, ma näitan sulle veel, ma teen veel paremini. Seda ei peaks üldse vaatama negatiivselt. Jah, samamoodi nagu Martin Laine või need, eks ju, et nad mõtlevad, et teades nagu seda, miks me kõike seda teeme, siis on ju suht nagu lootusetu, et me anname alla sellepärast, et keegi hakkab meile midagi halvasti ütlema, eks ju. See on juba koolist hakkas ju pihta selles mõttes, kui õpetajad ütlesid, sinust ei saa mitte keegi, sa oled lautakarja naiseks või ma veel näitan sulle vaata. Nende strateegia oleks parem see, kui nad üldse välja ei tee, et siis me vaatame, mõttetu tegevus, keegi isegi kritiseeri. Aga nad on erinevate strateegiatega ka katsetanud, et tehakse nagu, et pole üldse olemas, siis vaadatakse, et kuna ikka nad nagu toimetavad ja siis nende asju muudkui jälgitakse rohkem ja vaatamisi on maru palju, peksame neid natuke, näitame, et nad on nüüd maaslamajad ja kutsume teised ka peksma. Ja siis on punt eestlasi, kes tulevad, peksavad kaasa ja maru rahul endaga. Ja kuidas see ütles oli, et algul ignoreeritakse, siis hakatakse materdama ja siis võidad, eks ju. Aga meie jaoks võit ilmselt ongi see, et võimalikult paljud eestlased tunneksid endas ka ära selle nagu julguse, et aga mis mul kaotada on? Mis mul kaotada on, kui samal ajal see valitsuspoliitika töötab selle nimel, et me kõik kaotaksime? Ja siis et kui sa hakkad sellele vastu, leiad mingid alternatiivsed meetodid see aeg üle elada, siis on sul võimalus, et sa ei kaota. Sest minna selle süsteemi nagu nupukeseks mingiks, nagu meil siin praegu dresseeritakse, et ole vähemus või hakka mingi MTÜ heaks mingit lolli juttu ajama, et hakka vikerkaare inimeseks, blablabla, on ju, et siis sellega sa oled nagu kindlustatud. Aga sa elad pidevas hirmus, sest sul ei ole mingit oskust ise hakkama saada, sul ei ole mingit võimet luua väärtusi, et sind hinnatakse ja vastavalt sellele kuidagi tasustataks, siis et tiksudki mingil X ametikohal, neid ametinimetusi teate ise, kui põnevaid on ju, sest inimesena, et sa tegelikult tunned ju väärtusetuna ennast, kui sa saad aru, et sa tegelikult mingit väärtust ei loo. Sa lihtsalt oled mingi koha peale asetatud ja sa elad pidevas hirmus ja see pidevas hirmus elamine on väga palju hullem kui see, et sa elad väga väheste võimalustega. Et see ongi selline nagu moment, kuhu ma tahaks, et inimesed jõuaks ise ka, et kas see, mida ma teen, rahuldab mu hinge, kas ma kuulan ennast oma otsuseid tehes. Et see on nagu see tegelikult, mida mina tahan, et jõuaks suurema massini, sest ma tunnen, et see on ka see ainuke asi, mis võiks eestlased ära päästa. Ja julgus, et ei vaata, nii palju kogu aeg hirmutatakse sõjapaanika, haiguste paanika, kogu aeg hirm, aga inimestel ongi see julgus ära kadunud, et kõik saab alguse minu meelest julgusest. Piisab julgusest, kõigil on ju sees see, kuidas saab paremini edasi, kuidas saab hakkama ja kui ei ole julgus seda välja öelda, siis see jääb välja ütlemata. Tuleb välja öelda asju. Ja mida rohkem inimesi koos on, seda julgem on seda välja öelda, et üksi ongi keeruline, aga kui tead, et sul on selja taga ka keegi, siis... Ja meid on palju. Oi, kui palju. On palju. Ja sündmustest täpsemalt kavast, võib-olla nii palju, et toitu ei pea kaasa võtma endale, et meil on kohalik toitlustaja, kes väga hästi teeb süüa. Aga kes tahab, see võib endale ikka grillimiseks võtta? Grillimiseks isegi ka ei pea võtma, sest ta müüb ka grillimiseks koha peal põdravorstid, asjad, sellised grillvorstid. Toitlustaja on olemas, jah? Kui keegi tahab vegan kotleti kaasa võttes, võib võtta. Seda keelata kedagi ei saa loomulikult ja sündmus on kõigile tasuta, et on ka laadal osalejatele, kauplejatele, ostjatele ja kes
kes on siis 3-päevasel siis selles sündmuses osa võtavad. Kes tahab, see magab telgis ja meil on erinevad siis need hotellid, motellid ka siin Elvas, Otepääl. Ümberringi, jah. Kodumajutused, mingid asjad on. Neid peab eelnevalt kindlasti broneerima ja vaatama, aga ilm on tellitud. Ilma tellitud, sul on maksnud või? No see on hiljem. Annetage, siis... Siis saab ilusa ilma lubades. Siis saab ilusa ilma. Ja tegelikult selle annetamise, meil on ikkagi kulud selle üritusega seoses ja siis ongi, et kes soovivad annetada, kellel on võimalik annetada, siis meil annetuskast on olemas, eelmine aasta isegi ei olnud annetuskasti esialgu ja siis inimesed tulid raha pakkuma muudkui ja siis me nagu olime natuke segaduses ja siis lahendasime selle asja ära nii ja siis lõpuks selgus, et annetajaid oli isegi päris palju. Ja sel aastal samamoodi, et meil on siin ju erinevad kulutused, nüüd oli just see telgilugu tuli esile ja nii edasi. Et meie ise teeme kõik seda vabatahtlikkuse alusel, et mina raha eest ei saakski selliseid asju teha, siis sellele tuleks nagu töömaiki juurde, aga lihtsalt selle tegemise rõõm ja see on nagu see, mis meid kannab, aga on mingid kulutused ja et need saaks kaetud, siis inimesed, kes tulevad ja tunnevad, et soovivad annetada, siis vastavalt oma võimalustele, aga tõesti, kui inimestel on juba siit üle Eesti tulla kokku esiteks kes peab töölt vabaks võtma, kellel on transpordikulud, kes siis tahab majutuda, on majutuskulud, et siis me saame aru, et tänasel päeval paljudel eestlastel ongi päris keeruline ja me ei taha, et keegi rahalistel põhjustel siis selle osavõtumaksu pärast peaks jääma tulemata. Aga muidugi mina väga soovitan telgis magada, sest see maale nii lähedal olla, et see tegelikult mingil sellisel vaimsel tasandil ja ka füüsilisel peenemal tasandil mõjub tegelikult väga-väga hästi. Et see, et hommikul on kuidagi, ma ei tea, et telgis magamine ikka, kondid on kanged, mis iganes, ei ole keelatud hommikul võimelda. Ujuda. Jah, ujuda. Aga suht kindlalt on see, et kukk 5:30 ajab üles, ma arvan, kukke kiremisega käib meil see üles äratus. Aga meie sündmused hakkavad ju varakult. See käib asja juurde. Ja need kõige huvitavamad vestlused on niikuinii seal telklaagris, enne päikese tõusu ilmselt, et ei olegi mõtet enne magama minna, kui kukk hakkab üldse kirema. Et üritame endast parima anda, et kõigil oleks hea, aga jällegi... Me anname endast parima, aga lõpuks on ka see, et inimesed võivadki tulla siia väga-väga kõrgete ootustega, et see on küll koht, kus ma tunnen, et ma ei vastuta, et lõpuks meie anname selle võimaluse, ruumi, reedel saavad kõik laulda, karaoket, laupäeval kuulata professionaalset lauljat, et siuke nagu programmiline pool, et mingid asjad meil on paigas, aga ma arvan, et see, mis sellest üritusest iga inimene koju kaasa võtab, on lõpuks ka nagu enda teha, et palju sa julged inimestega suhelda, palju sa julged kontakte vahetada, ligi astuda, küsida, et tere, kes sina oled, on ju siuke nagu väiksed asjad, mida me paljud kardame, sest me oleme harjunud sotsiaalmeedias suhtlema, kus on kuidagi nagu anonüümsem ja vabam see meeleolu. Aga nüüd päris elus, et inimesega silmast silma suhelda ja ja kui ta ei meeldigi sulle nii väga, et siis sa ei saa akent kinni panna, vaid et ta on ikka seal edasi. Looduses olemine, ujuda saab, käterätid kaasa, tiigid on meil, et tiikides saab ujuda ja see looduses olemine ja teineteisega olemine, see ongi kõige olulisem. See ühises ruumis nagu ja sellest linnapärast ja möllust välja, et kes linnas elavad, siis on väga mõnus. Ja kui ei ole kellegiga tulla ja on siukene võib-olla tagasihoidlik, siis saab ju Facebookis enam kokku leppida mõnega, kellega seal on suheldud, et kuule, et lähme sinna ja saame seal kokku, et siis on juba ikkagi nii-öelda mingisugune tuttav olemas. Ja tasub jälgida seda Facebooki ürituse lehte, sest praegu me seda kava niimoodi kellaajaliselt ette ei kanna selle tutvustava video käigus, aga sinna tuleb siis detailsem kava üles. Ja sinna tulevad ka vastavad postitused, on transpordipostitused, inimesed saaksid omavahel kombineerida neid sõite, et ei pea igaüks eraldi oma masinaga tulema, pluss kes siin tulevad kaugemalt Eesti paikadest, siis on ju inimesi, kes sõltuvadki ühistranspordist ja siis siia väga lihtne ei olegi ühistranspordiga tulla. Et siis saab omavahel kombineerida, juba sõidu peal saada tuttavamaks. Ja eelmine aasta üks kriitika oligi see, et miks Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis on nii kauge tulla. Ma tuletaks inimestele meelde, palju me siit lõunast käisime Tallinnasse meeleavaldustele. Eestis ei olegi ühtegi kauget otsa, et Eesti on ju kõik nii... Ja maailma mastaabis ei ole, aga oli inimesi, kes arvasid, et ikka kaugel ja nüüd ma ka kuulsin, et jälle seal on ju. Aga on siin, sest meil on siin hea, meil on nagu kõik vajalik olemas, see õhustik, see kõik on nagu nii mõnus, et eelmine aasta ka, et kes jätsid nii-öelda selle kauguse pärast tulemata, siis ma soovitan
natuke kahetseda ja sel aastal veidi rohkem vaeva näha ikka kohale tulla, mitte pärast kiruda, et nii kaugel. Aga kes nagu nii-öelda kuulsuste pärast kohale tulevad, siis eelmine aasta meil oli siin Kalle Grünthal oli kohal, Emil Rutiku jooksis läbi vist, eks ju. Timo Kalaus tuleb see aasta, nii palju kui ma tean. Et neid inimesi, kes ainult siis nagu tulevad... Ja me ei saagi neid ju välja reklaamida, sellepärast, et nad tulevad ise kohale, sest nad tahavad ka seda sündmust näha. Just. Nad ei ole nii-öelda siis nagu kutsutud või mingid VIP-külalised. Mõned saladused tuleb ka jätta. Jah, täpselt. Võib-olla keegi tuleb, ei tea. Küll tulevad. Et see ei ole eesmärk. Ja laulja avaldame Facebooki ürituse lehel, hoiame veel saladuses, et oleks huvitav. Lauljaid on palju. Ja karaoke puhul on see, et kellel ei ole annet, siis võib julgusega kompenseerida. Et see on täitsa lubatud. Žüriid ei ole. No osad kriitikud ikka on ilmselt, aga... No aga need kriitikud on need, kes lavale ei lähe ja need, kes lavale ei lähe, siis las kritiseerivad, aga nendele kriitikutele mina nagu armastan ikka öelda, et okei, et ma usun sind, et mine tee paremini näite. Sest tegelikult see inimeste, ma arvan, et see julgus natuke saab ka alguse sellest, et minu julgus kasvaski ju välja nendest YouTube'i videotest, mida ma kunagi hakkasin tegema lihtsalt väga spontaanselt, ilma igasuguse nagu plaanita. Ja läbi selle ma kasvasin, sest ma sain aru, et nagu iseennast häbeneda, väga lihtne on iseendas vigu leida, ülilihtne, iseennast teame ju kõige paremini kõigi oma äparduste asjadega, aga sealt kasvaski välja see, et mida ma nagu kardan. Ja kui sa hakkadki lihtsalt julgeks, ilma et sul oleks mingid eeldused selleks, et olla julge või kuidagi kartmatu, siis see on lihtsalt nagu otsus. Ja kui inimene otsustab, et ma ei oska laulda, aga ma olen laulan, sest ma tahan laulda, siis ma arvan, et see on ka see moment, kust võib inimesel saada see julgus iseendaga mõtteid ja analüüse väljendada natuke nagu hoogu juurde. Mitte need, mis nad siis mõtlevad. Räägi seda elevandi anekdooti. Siin nagu eestlane, lätlane ja leedukas lähevad metsa, kohtavad elevanti. Lätlane ütleb, et oi, kui suur loom. Leedukas ütleb, et oi, kui palju liha. Eestlane ütleb, ei tea, mis ta must arvab. Et see on selline eestlase üks iseloomu külge. Ei tasu arvata kogu aeg seda, et mis meist arvatakse. Tuleb teha, olla, julgeda seda kõike välja öelda ja arvavad, mis arvavad. See ei muuda mitte midagi. Ja ei peagi lava peale kohe karaoket laulma, ronima või YouTube'i videosid tegema hakkama. Et tulge kohale, rääkige lihtsalt inimestega juttu, et kui ei ole kellegiga rääkida. Siit saab teie julgus alguse. Ja tänases päevas on väga lihtne inimestel seda julgust ära summutada, sest kui sa oled selles nii-öelda vastuolus, siis neid, kes sind kritiseerivad, kui sa ütled midagi näiteks, et ma ei tea, et need vaktsiinid on kahtlased, ma küll ei tea, et mäletame küll, kuidas neid siis peksti, et need on mingid uhuud ja nii edasi. Et väga lihtne on saada siis seda negatiivse kriitika laviini, kui sa julged ennast väljendada, aga tuleb arvestada sellega, et neid, kes tegelikult imetlevad seda, et sa julged öelda ja samal vaikselt mõtlevad tegelikult samamoodi nagu sina, aga kurat, küll ei taha peksa niimoodi saada, nagu siin seal praegu pekstakse. Ja siis nad koguvad julgust ja mingid võivad sulle isegi vaikselt öelda, ma arvustan ka need vaktsiinid kahtlased. Aga mis on siis vandenõu teooria ja tõe vahe? See on 6 kuud. Ma arvan, et isegi vähem juba. Nüüd on juba vähem, jah. Tõde liigub kiiremini ja päev-päevalt kiiremini, nii et ma ei imesta, kui üks päev see vandenõu ongi tõde. Aja küsimus. Eks eestlased on niisugused tagasihoidlikud igas mõttes ja mulle meeldib veel öelda seda, et sellises natukene alkoholi pruugitud, siis sellises seltskonnas on kas just kõik, aga ikkagi päris suur osa nendest inimestest kohe vandenõuteoreetikud. Hakatakse kohe rääkima selliseid asju, et muidu võib-olla ei julge. Ja natuke kritiseeriti ka seda nimed vandenõu, et sest me ise saame ju aru, et see vandenõu, see on ju CIA loodud siuke silt, et naeruvääristada, tühistada. Me teame seda ajalugu, aga see on ka meie viis natuke nagu keerata vinti peale. Need on need vandenõulased. Teiega oleme ja meil on päris tore. Me saame rohkem asjadest aru kui teie, sest me julgeme küsida küsimusi, kahelda, uurida enamat. Me ei võta seda peavoolupasteeti ette, ei neela seda alla niimoodi närimata. Et me selles mõttes
mõttes nagu me kanname seda silti siis uhkusega, sest me teame, et me oleme tõele lähemal kui teie. Aga sõnal on suur jõud. Ja ürituse nimi on ju vandenõuanalüütikute suvepäevad. Ja me analüüsime. Sõnal on suur jõud tegelikult ja inimestele on see pähe tambitud, et võtame või näiteks tuulepargid. Mis asjad need on? Tuugenitööstus. Aga see tehakse inimestele hästi meeldivaks see sõna lepite paremini. Tegelikult see ei ole ju park. Sest inimene hakkab visualiseerima kohe linnud, loomad, tal on see park, ta on kõik pargis jalutamas, tal on hea olla. Pargis on puud. Tuulikuturism. Ja, elektriliini kohta ei ütle keegi mingi voolupeenar või aga alajaama ei vii keegi turismi vaatama, kui ilus aga võiks vaata ongi meil ja kindlasti saab siin üritusel ka rääkida mingisuguseid huvitavaid selliseid turismi nišše alajaamas kauputöötajatega. Aga kes on ka lõpuks nagu inimesed lihtsalt odavamad sõna. Ja aga võtame niipidi, ega me oleme ka neil külas käinud aeg-ajalt ja nad on ütlenud meile, te tahate õiget asja ja me teeks ise samamoodi. Aga me ei saa. Julgust ei ole. Liisingud on maksta ja need on kohustused on kaelas. Julgust on, aga liising on suur. Ei ole õigust oma peaga mõelda kahjuks ja mis teha? Seda reguleerib raha kõik. Eks neid töökohti on teisigi, et ega ei ole see, et sa lähed ühte kohta tööle ja pead selle elu lõpuni olema. Et sa võid võtta sind, kui sa oled sealt sellises kohast tuled. Arvad, turvafirmasse. Ei no kui midagi ei muutu ka selle juures, siis ei võta. Aga võib-olla inimestel tuleb mõistus pähe siiski ja muutuvad. See on mõnes mõttes väga kurb. Ma kujutan lihtsalt ette, et kui sa oled peresse nii-öelda leiva lauale tooja, sa oled mingil tähtsal ametikohal, kus sa tegelikult teed riigivastast tööd, sest sa näiteks meiesuguseid siis pead taga kiusama, on ju. Ja kuidas sa siis äkitselt jätad oma pere leivata ja siuke nagu ulgu merele, et no vaatame, mis saab. Ma enam ei suuda seda asja teha, et ma tunnen, et mul on nagu hingest kripeldab ja süda on paha ja ma ei suuda. Ja ma saan aru, et moodne meditsiin tuleb seal appi, ma kujutan ette, et enamus nendest inimestest nad toimetavad kas siis nende asjade pealt, mis poest saab, mis rahustab, suitsud, alkohol või saavad kitlistiileritelt oma seda rahu, aga ka nende antidepressantide igasugu selliste asjade puhul hingele need ei tee midagi. See on sul nagu see mõtlemisreaalsus on ju, mis summutatakse ära, aga see kripeldus jääb ja siis löövadki need asjad erinevate haigustena lõpuks välja. Et selles plaanis ma näen, et need inimesed elavad ikka väga suures põrgus, maapealses põrgus ja seda enam võivad meiesugused neid ärritada, sest me oleme siuksed nagu kõik ongi päris pekkis siin riigis on ju, aga me oleme inimestena vabad, me ei ole ennast maha müünud kuskile, me tunneme, et me teeme nii palju, kui me saame teha, mida ei ole väga palju, me ei tea, kas sellest üldse lõpuks mingit väga suurt kasu on, aga see elu, mis me siin elame selles maises reaalsuses nii pikk või lühike, kui see on, me saame elada seda nagu hingerahuga. Isegi kui siin kõik läheb lõpuks täiesti pekki ja või suuda midagi ära päästa, siis me oleme selle perioodi suutnud endale pakkuda rahu, elurõõmu ja õpetanud ka oma lapsi elama nagu sellises vaimus, et mitte siis murduma sellesse hetke ebamugavusse, jamadesse, mitte minema kaasa, mitte ennast maha müüma. Ja ma arvan, et see on see, mille eest meil kõigil tuleb väga tänulik olla. Ja siis suvepäevade raames me saamegi üksteist selles sellises justkui nagu ebamugavas valikus, sest meil ei ole ju mingit siuke, et lähed tööle, istud ja siis teed mingeid asju, mis on vaja teha ja ise mõtlema ei pea. Me peame kogu aeg mõtlema, kuidas hakkama saada, ära elada. Aga see on teistmoodi rahuldust pakkuv, teistmoodi selline nagu mugav tunne. Ja siis on hea olla teistele sellistele inimestele siis toeks sellises ühisolemises siin suvepäevadel ja just see kontaktide loomine oma vahel. Ja sa ütlesid, et kui kõik on nii pekkis, ma pakun, et lootus jääb alles ja kui on lootus ja üks inimene, kes mõtleb normaalselt veel, siis on ju võimalus. Ikkagi. Ja sellepärast võib-olla mõnel inimesel tekibki üks masendus, et ma üksinda mõtlen oma asju, et tegelikult keegi ei tea, kui palju meid on. Et kui me oleksime nagu kuskil arvutimängus, et igal ühel on see mull pea kohal, mida ta parasjagu mõtleb, siis oleks see elu palju ilusam, selle mõttes, et kõik näeksid, et meid on nii palju. Praegu ei tegelastele väga hea mõte, et prillid ette ja siis ta mõtleb seda, ta mõtleb seda. Et jah, ja see mõttes, et kui siia üritusele tulla, siis kõik need inimesed, kes siin platsi peal parasjagu on, et võib täiesti kindel olla, et nad mõtlevad vähemalt natukenegi samamoodi ja kui seda mahtu siin juba näha, siis see tekitab ka ikkagi juba palju parema tunde, et meid on veel. Oi,
see on väga tuntav siin koha peal, see on väga tuntav. Ei pea kõigile seletama, et miks need taevad-riibud nii laiaks on läinud, et vanasti ju ei olnud. Keegi ei vaatagi, me teame. Et see on... Ei pea nagu ABC-st pihta. Ei ole aja nullist vaja hakata seletama, vaid need inimesed, kes eelmine aasta käisid, nad teavad seda kõike päris palju. Aga minul oli päris mitu uut silmast nagu infokildu, näiteks kas või see, et miks meil tänasel päeval siis neid nii-öelda geisid nii palju. Mina mõtlesin kogu aeg, et no võtke rahastus ära ja siis päris paljud geid on näiteks keterod on ju. aga üks mees ütles, et see on hormoonsüsteemid on lihtsalt nagu nii ära mõjutatud kõigest sellest mürkidest, mida siis süstitakse, mida me saame toidust, kodukeemiast ja et see hormonaalne tasakaal on lihtsalt nii paigast ära. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et issand, et see võimalik ju, et see ei ole ainult see, et me tuleme siia ja siis me kõik oleme mega vandenõuteoreetikud, me teame väga paljusid vandenõusid on ju, aga just see, et me omavahel rääkides võime nagu mingit infot saada juurde ja ka nagu sellist analüüsivõimet, et ka mingeid teisi momente samamoodi natuke sügavamalt analüüsida. No just jah, et mida rohkem sa õpid, seda rohkem saad aru, kui loll sa tegelikult oled. Ja siit tuleb nagu väga palju infot. Aga sellega jah, see on see sama teema, mida Rain on tihtipeale tuulikutega seoseski välja toonud, et see bisfenool A, et see on naisöstrogeen, et seda on plastikus igal pool, et nii palju... Toiduainetööstuses ju kasutati, meil just keelati ära selle, just tuli Peeter Altkiri mingi paar kuud tagasi keelati. Keilimiit on täis, rohkem ei ole vaja. Jah, no ja sellest rääkides, et 18 sugu on. Ainult vä? Ei ole. Mis need ära kustutati? Mõned on läinud juba. 26 oli ühe veel. Ma teadsin 46. Teeme vaatame keskmise kokku. Ma arvan, et sa ei võigi öelda konkreetset numbrit, sest keegi uue solvub siis. Aga kuidas kosmoses said naised saadelt? Aga need üle ei olnud paarkümmend tükki. Ei tesindamata. Ei mahtunud kõik midagi teha. Mingid veidrust räägitakse ka selle kohta, et on nagu sotsiaalsed sood ja siis on need tavalised sood, et need kõik need muud pidid olema sotsiaalsed sood või kuidagi siuksed. See on väga libede juba liigitama jälle. See on nii keeruline mu jaoks, nagu ma ei hakka. Kas jätame mingid asjad suvepäevadeks? No kas Katy Perry käis üldse kosmoses näiteks, et mingi paneel tuleks teha selle teema? Tegelikult oli huvitav, et ta tahtis lihtsalt enne juba välja tulla, kui see uks läbi. Ta ei kannatanud enam välja. Oli vaja vetsu minna. Mina kahtlustan, et nad ei käinud kosmoses, sest nad oleks võib-olla muidu seal kosmoses kogemata ukse lahti teinud ja nad ei riskinud, et mingi kari siukseid toitusid saadetakse kosmosesse ja kogemata teevad seal ukse lahti. Ma olen hingan seda õhku, kõllivad ringi. Ups, keegi lasi puukse, ma olen hingan natuke. Net ei ole, et Katy Perry ja Elon Muski Starlink põrkasid kokku. Sest need kostüümid olid päris kitsad, et ma kujutan ette, et kui keegi seal midagi värsket sõi enne minekut ja siis selgama. Okei. Ühesõnaga nagu näha, suvepäevad hakkavad juba pihta. Et umbes nii lõbus meil tulebki siin kõigil, või natuke lõbus on. No see tuleb ju nüüd korrutada selle rahvaarvuga, kes siia tuleb. See lõpu. Need, kes mingisugusest hirmuenergiast toituvad, neil ei ole mõtet siia tulla, et see võivad saada mingi naeruenergia üledoosi. Aga inimesed, kes praegu elavad hirmus päris palju, ega endal tulevad ka vahest mingid hirmuasjad esile ja siis lihtsalt tuleb need ära seedida, aru saada, et kus see alge on ja siis lihtsalt ära lahendada endas ja inimesed, kes praegu ongi elavad hirmus ja niisugune nagu täitsa lõpp kõik on nagu, siis tulge siia ja see ei ole see, et me nagu uinutaks ära, et ära, kõik on hästi, kõik on jumala hästi. See läbiv teema ongi lahendused, ehk siis me ei saa nagu endale valetada seda praegu toimuvat kuidagi lilleliseks. Asjad on nagu on ja meil tuleb sellest ajast välja tulla. Ja kas või see, et tulebki teatud otsused ümber teha, et kui sul on vähegi ruumi, kasvatada ise endale natuke toitu, mis on juba väga suur väljakutse, aga see on tehtav. Me esivanemad, kes olid ju väga palju rumalamad kui meie, sest me oleme ju nii palju edasi arenenud inimkonnana, me oleme täna nagu nii hiilguses kui hiilguses, et meie esivanemad, need maalt ja hobusega on ju ja nii edasi, nemad said ju hakkama, aga miks meie siis see nagu arengu tipp ei peaks saama hakkama, meil on ju põllumajanduskoolid ja maaülikool ja meil on nagu spetsialiste siiamaani. No siin ütles, et 70% on lollid, palju vanasti siis neid lolli
välja oli? Areng on ju kõva, no siis ei olnudki väga palju tarkasid vist. Ja siis oli täitsa kahtlema, külatark, iga küla peal oli üks tark, sealt tulebki see välja, et külatark või midagi sellist. Napilt vedasime välja, et me üldse nagu välja ei surnud. Jaa, et me siin täna oleme üldse. Aga tasub sellele mõelda, et meie esivanemad on üle elanud ikka nagu väga-väga palju raskemaid aegasid ja mis meil siis nagu viga on. Ma arvan, et meil üks viga on see, et me väga palju enda ressurssi, võimekust laseme lihtsalt tühja sellega, et me veedamegi väga palju aega internetis ja ma arvan, et üks osa sellest ongi see, et meil on suhtlusvajadus inimestena, me tahame tegelikult teatud suuruses hulka siis nagu, see ei ole nii, et sa suhtled ainult pereliikmetega, sul on vajadus ka mingit välist suhtlust saada. Ja kui sa näiteks oledki nii, et töö ja kodu on ju, käid trennis küll, aga seal kõik on siuksed pinnapealsed ja nii edasi, et me internetis siis suhtleme mingite inimestega, aga internetiga mina tunnen seda, et ma panen sinna energia sisse, aga kui ma teisega suhtlen, sealt ei tule seda energiat mulle tagasi, mida tema paneb sisse, ehk siis meta vahepealt varastab energia ära, ja siis okei, see on niisugune nagu naljaga öeldud, aga reaalsus on see, et meil ei toimu seal sellist energiavahetust nagu päriselt inimestega suheldes. Et selles plaanis... See ongi eesmärk ja ära võtta suhtlus, otsene suhtlus, et on võimalik ka kontrollida. Selle kaudu on võimalik kõike kontrollida, kui sa nüüd omavahel siin lauadega istud ja keegi ei kuula, siis sa ei tea ju, mis sa rääkisid seal. Mis salaplaane teete. Kept, aga kui palju sul on sõnumid ära kadunud lihtsalt? See on päris huvitav, mul lihtsalt vist säästetakse mind sõnumitest. Igatahes mul on nii, et vahepeal lihtsalt teen lahti, ma näen, et keegi on kirjutanud, teen lahti, sõnumid ei ole. Ja ma ei tea, kas ma olen paranoiline või siis kustutatakse mu sõnumeid vahepeal niimoodi väga julmalt. Aga ma ei tea, ma ei kujuta ette, kuidas see toimib, sest näiteks üks naine saatis mulle leivaretsepti, asi too ära kustutada või arvati, et on mingi salainfo või? Ma ei usu, et see mingi leivaretsept tegelikult on. Mikrogrammi midagi kuhu tuleb passi. Seal ei olnud pärmi sees. Seda ohtu ei ole vaja. Ja leiva küpsetamine võib olla iseseisvuse märk, et kui juba ise hakkavad leiba küpsetama, siis selle rahvaga ei ole enam midagi teha. Neid enam purki ei pane. Väga äge, aga äkki mingisugused tegevused veel üle korrata ja võimalused, mis on, et lisaks sellele jutuajamisele ja koht ja kuupäev on siis ikkagi 20–22 juuni. Tartumaa, Elva vald, Hellenurme küla, Vahemetsa talu. Ja mis kell, jah? Kell lõunast. Kogunema hakkame kella 3-st. Reedel kell 3. Peale lõunast. Ja siis saavad inimesed juba vaadata endal telkimiskohad valmis. Natuke ümbrusega tutvuda, kohaneda, siis mingil hetkel teeme avasõnad, siis vaatame ära, kui julged on kokku tulnud, teeme karaoket, aga see ei pea olema karaoke, võib-olla kellelgi on oma pill kaasas ja et karaoke võimalus on olemas, aga näiteks kui keegi tahabki mingid oma lugusid esitada lava peal, siis see kõik on täiesti lubatud ja kui eelmine aasta meil oli see lugu, et lava oli liiga kaugele pandud, siis sel korral me teeme nii, et lava ja siis see laadaplats on kompaktselt ühes kohas ja siis... Kõik on käelaerus. Jah, just. Ja see telkimisala jääb siis eemale selleks, et inimesed saaksidki rahulikult seal olla. Ja laupäevasel päeval on meil siis, ongi laad plaanis, et inimesed saavad tutvustada tooteid, teenuseid, müüa, vahetada kontakte ja samal ajal toimub siis ka see osa, kus inimesed saavad mikrofoni rääkida oma kogemuslugusid, soovitusi, mingit nägemusi, kuidas nad näevad, et mis võiks veel teha seda elu meil kergemaks, loomulikumaks ja siis on õhtul laulja ja pühapäeval teeme siis kokkuvõtte ja lähme laiali lõunapaiku. Ja muidugi saun ja ujumine. Ja kõhu pärast muretsema ei pea, kohalik toitlustaja on olemas, nii et saate süüa, juua kõike, sauna, ujuda, hobuseid silitada, kanu taga ajada. Koeri. Koerad, kassid, kõik jutud. Ja palju häid inimesi. Ja kõik on tasuta. Ja kõik on tasuta. Nii et tulge ja nautige mõnusat mitut päeva kohe. Kõik ei ole tasuta ju. Tasuta asju. Sündmus on tasuta, aga praegu ei mulje nagu, et toit ja kõik. Päris nii ei ole. Ja toitlustus on ikka jah, et toetame kohalikku ettevõtlust, kohalik ettevõte siis toitlustab, et selleks puhuks jah raha kaasa. Kanade tagaajamine tasuta.
aga Selle määrame koha peal. lauljad saab tasuta Kui kuulata. kanad alles jäävad, siis pole hullu midagi. Sauna eest ka keegi ei küsi vist midagi. Ei, sauna eest ka ei küsi. Need tegevused on kõik tasuta. Ja kui on oma kätered kaasas, siis on tore. Käterit on 50 €. Korduvkasutuses käterid. See on omad kätereidid, mida saate järjest võtta ja tagasi panna. Ja siis ei ole. Ja võimalik, et tuleb veel midagi juurde, et tuleb kindlasti. Mis mõtted meil siin tekib, et vaatame. Anname jooksvalt teada neid. Ja neid, kes tahavad rääkida, mitu tükki on juba kirjutanud, et on üks teema, mis võib inimestel väga huvi pakkuda, on üks arst tuleb rääkima. Et sellega seoses, kellel on näiteks COVID ajast mingid kogemused, näiteks praegu paljudel on see mure, et nad on ennast ära vaktsineerinud ikkagi, sest sund oli tugev. Ei olnud kohustuslik, aga lihtsalt nälgajad, kui ei tee, sest töökohast ei ilma on ju. Et on inimesi, kes tänasel päeval väga muretsevad, et kellel ongi tervised kehvemaks läinud ja see on nagu hea võimalus, et siin on ikkagi mitte ainult siis, kuidas ma ütlen, nagu ühesõnaga ma olen ju mingi suvaline looduskosmeetik on ju, keevitaja, meedia sisulooja ja nii edasi, veinispetsialist, unifilm ja nii edasi. 10 ametit. Minu point on see, et siin on ka oma ala spetsialiste, kes võivad erinevates valdkondades osatagi inimestele väga head nõu anda. Et selles plaanis ma soovitan väga inimestel julgelt siis suhelda, sest ma tundsin, et eelmiste suvepäevade lõpus ka isegi paar tükki minust ütles, et nad oleks tahtnud, nagu kahetsevad, et nad ei suhelnud nii palju. Sest ikka see eestlase selline, kus ma lähen nagu rääkima võõra inimesega. Ja on ka neid, kes elavadki sellised nagu karskemat eluviisi, mitte nii, et peale 3. tulud vabalt räägin kõigiga. Et ei ole nagu seda tüpari. Et kes ongi sellised nagu rahulikuma loomuga, karskema eluviisiga, siis neil ongi nagu päris suur väljakutse. Et selleks puhuks meil ongi need mängud ja selline vaba õhustik ja veini töötoad. Erinevad töötoad ja kindlasti see on pereüritus, et vanaemad kaasa, lapsed kaasa, et kõigile midagi. Jah, ja kas või nii, et kui ongi peres siuke olukord, et üks kaaslastest on selline meie moodi, teine ei ole, siis võtke see ka kaasa, kes ei ole meie moodi, et inimestele näidatagi, et tegelikult on normaalsed inimesed, et nad lihtsalt ei lähe selles nagu ühes voolus, vaid nad julgevad ka vaadata kõrvale. Ja peavoolu osas ka, mina ka jälgin neid uudiseid, lihtsalt, et olla kursis, kui ikka jälle mingi jura pannakse töösse, ma tahan teada, mida need pooletoobised seal otsustavad, on ju, või mille alusel keegi ministriks sai ja nii edasi, on ju. Et selles mõttes meie ju jälgime seda peavoolu. Seal ei ole ju 100% vale, et kui seal ikkagi öeldakse, et nüüd saadetakse Eesti poisid sõtta, siis saadetakse ju, või rahu valvama. Aga sellest järgmine ju on see, et me anname sellega nii tugeva sõnumi, et me oleme ka ju nüüd selles asjas sees ja see võib viia päris sõjani ja tuuagi sõja meile hoovi. Vaata sõna kõlks jälle rahu valvama, mille jaoks on vaja valvata rahu. Et see on nagu rahu valvamine. Et rahu peale ei tuleks. Et rahu peale ei tuleks. Sõda saaks kesta ja rahu peale. Et oleks stabiilselt rahulik. See rahu ei läheks üle kätte, muidu sõda ei saa rahulikult toimuda. Et see peavool on nagu katkine kell, et 2 korda päevas katkine kell on ka nagu õige. Aga see ongi ju, Kaja Kallas ütlesid, aga kõik peab olema, et sõdida saab ka rahulikult ja võrdselt. Et teie laske sama palju rakette nagu sealt poolt tuleb, siis teeme võrdselt seda. Ei pea teist ära kuitutama ju. Kõvad välja. Surma ei saa mingit surnud. Ja aga millegi pärast Kaja Kallas ilmast ei tulnud, sai kutse. Ei tulnud ja ilmast me kutsusime Kaja Kallas, et isegi ei vastanud. Aga kuidas oli, et see kord teeme paremini. Teeme paremini. Äkki siis tuleb. Peaminister kutsuda ikka. Michal kohale. Mina tahaks ikkagi kliimaministrit väga. See oleks jah. Meie kutsume kindlasti ka kohaliku omavalitsuse. Ja Joko näiteks. Ei, meie kohaliku omavalitsus on ikkagi vallavanemad. Ja vallavanem. Kui Joko on kliimaminister, siis ta on ikkagi ka teie asjapulk ja ülemused. Ta on igal pool. Kliima meil ju siin on. Üle kõige. Aga jah, julgelt terve perega tulla, et lapsed ka, sest eelmine lastel oli nii tore siin koos mängida.
kasvatage oma lastest ka vandenõuteoreetik. Ja no kas või see, et meie sarnastel inimestel paljudel on ju see, et lapsed ei viibi nutiseadmetes nii palju, sest me saame aru, kuidas see mõjub. Noh, minul endalgi kõige elavam selline näide oli seal Rootsi konverentsil, kus üks naine rääkiski loo, et kellegi laps hakkas rääkima, noh, et ta on valest soost, et ta tahab teine sugu olla ja see kõik, see trall võttis pöörded üles COVID aegu, kus lapsed olid rohkem seadmetes ja siis sellelt lapselt võeti ära 3 kuuks see nutiseade ja äkitselt, noh, see jumala poolt antud sugu täitsa klappis. Et ei olnud enam seda juttu. Et meiesugused teavad, et need nutiseadmed on parajad siuksed ja need lapsed on natuke teistmoodi elavamad ja neil on tarvis seda päris mängu, päris suhtlust ja mida ma olen kuulnud, et paljudel lastel ei olegi mängukaaslasi väga, sellepärast et need teised lapsed on kuskil ekraanides ja siis kui sina oma lapsi ei luba ekraani, siis neil juba jutud on erinevad, et nad ei saa arugi üksteise keelest, sest maailmad on natuke erinevad ja siis see ongi hea võimalus, et need lapsed saaksid suhelda teiste lastega, kes samamoodi on kasvatatud natuke nagu puhtamates oludes selles plaanis. Ja ma ei ole naiivne, seda 100% puhtust luua ei olegi võimalik. Mul endal mõlemad lapsed käivad erakoolides, kus on ka nagu teadlikumad vanemad, aga ikka tulevad mingid siuksed küsimused koju, et mis see tähendab ja mis too tähendab, sest et internet ja siis aga natukenegi sellist puhtamat õhustikku luua. Ja ise õpivad mängima ka ja niimoodi, et kui on ikka igav, siis lähed, ma ei tea, ronid puu otsa Murumängud. või teed mingid, mis iganes, et mõtlevad nagu panevad oma aju tööle siin looduses ju, kambakesi ka veel on ju. Sass on ka juba esimest korda puu otsast alla kukkunud. Meil siin oli jaanipäeval ka kõik alguses olid nüüd telefonid käes, aga siis pärast oli ju, kõik oli puu otsas, turnisid, kõõlusid, nagu ütlesid, jumal äge, nii tahtnud äragi minna enam. Te riputasite telefonid puu otsa siis? Latva. Miks nad sinna läksid? Ülikaal. Ei, lõpuks said aru, kui tore on ju maal joosta ringi ja mõelda puu otsas ja teha igasuguseid selliseid looduslikke asju. Et ongi, et mitte ainult endale ei leia siit võib-olla mõttekaasast, vaid ka oma lapsele mängukaaslase, et omast piirkonnast võib-olla kellegi. Ja mul oli eelmest ka see üllatus, oli mitu inimest, keda ma teadsin varasemast, aga ma ei teadnud, et nad ka matsu jagavad või mõelda julgen, mis tema siin. Et te võitegi avastada, et mingi stiilis oma läheduses elav inimene ja ta on ka selline. Ja, et vaatad näost, et see on küll vaktsineeritud, aga tegelikult on täitsa normaalne inimene. Mul oli ka üks väga tore üllatus siin, et inimesega, kellega kunagi sai rohkem suheldud ja nüüd siis nägin siin, et see oli tore. No, et jah, võiks rohkem tulla veel. Taaskohtumise rõõm. Jah. Nii, aga siis kohtume varsti 20–22 juuni. Jälgige Facebooki ürituse lehte. Ja tulge kohale. Kutsuge teisi ka. Ja levitame sõna ka. Ruumi on. Keegi millestki ilma ei jää, kui rahvast rohkem on. Seda põnevam. Ja võib ka hakata metsa maha võtma, kui tõesti ära ei mahu. Saage olemas. Ei, no jäi jutt, et lapsed pannakse puu otsa. Ruumi kokkuhoiu mõttes. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed. 20–22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külast Tartumaal. Vandenõu analüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval. Võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid. Sündmus kogu perele tasuta. Tervitused kõikidele Vanglaplaneedi ja eelkõige Vastupanu liikumise lehesõpradele. Mul on äärmiselt hea meel teatada, et üks uuendus, mille kallal ma olen juba pikalt pusinud, on lõpuks ometi valmis saanud. Nimelt on Vastupanu liikumise leht saanud veidi teistsuguse ilme. Aga välimus ei ole ainus, mis on muutunud. Peamine on see, et nüüd leiate lehelt lisaks saadetele ja intervjuudele ka foorumi, kus saab mõttekaaslastega tsensuurivabalt arutleda, küsimusi küsida ja ideid jagada. Muidugi ei ole see foorum ainult vestlemiseks, see on ka koht organiseerumiseks, näiteks koosolekute või meeleavalduste planeerimiseks või lihtsalt selleks, et leida oma piirkonnast mõttekaaslasi ning nendega tooteid või teenuseid vahetada. Kuid see ei ole ainuke võimalus, kuidas uuel Vastupanu liikumise lehel omadega suhelda võimalik on. Pidevalt on avatud virtuaalne koosolekuruum, kus saab mõttekaaslastega veebi vahendusel otse vestelda. Lisaks toimub iga kuu viimasel pühapäeval paaritunnine privaatne vestlus, kus arutleme üheskoos olulistel teemadel ja otsime koos lahendusi. Ja seegi pole veel kõik.
Teil on võimalik saada eelinfot selle kohta, kes tuleb järgmisena külaliseks Vastupanu liikumise stuudiosse. Saate neile küsimusi esitada ja pakkuda välja ka inimesi, keda sooviksite külalisena näha. Lisaks kõigele sellele veel vaid liikmetele mõeldud otseülekanded ja lisamaterjalid. Nii et kui soovite Vanglaplaneedi portaali tegemise toetada ja te ei ole veel Vastupanu liikumise lehe kasutaja, siis valige endale meelepärane pakett ning liituge Vastupanu liikumisega. Ja muidugi suurimad tänud kõigile neile, kes on Vanglaplaneedi portaalile toeks olnud ja tänu kellele eestlaste vastupanu vaim aina kasvab. Saksa patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekkis üks roolirikke ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.